Elus suurimatele küsimustele otsib vastuseid Rauno Kuusik. Mis on esimene asi, mis öeldakse sulle, kui sa tunned ebamugavalt? Tunne ennast vabalt. Kuidas ma saaksin teistmoodi tunda? Ma olen vaba. Aga samas, kui sa küsitakse, et kas sa oled homme vaba, siis arusaadavalt kõik ütlevad, et ei, mul on midagi teha. Mul harva öeldakse, et jah, ma olen homme vaba. Aga mida see tähendab? Mida tähendab üldse siis sel juhul vabadus? Ma olen vaba. Aga kui me hakkame nüüd mõtlema, mis on vabadus? Vabadus tähendab seda, et sul pole takistusi, sul ei ole keegi sunni sind millegi. Ja mis on vabaduse vastand? Orjus ja vangipali. Siis kui palju üldse on meist vabad inimesed? Siis kõigil on, kui neil ei ole midagi, mis neid sunnib midagi tegema, kui neil ei ole mingid takistused, mis ei lase neil midagi teha, siis mingi kohustus neil on. Kas kellegi ees või enda ees? Kuidas me saamegi tänapäeval üldse öelda, et me oleme vabad, kui on maailmas 38,5 miljonit inimest, kes elavad orjuses? Me ei ole vabad ju. See mõte juba ainuüksi rõhub mind. Enamust meist ei ole orjad ega vangid. Muidugi mõni melodramaatilisem ütleks, et jah, ma olen oma töö orjuses, ma ei saa töölt ära tulla. Saad küll. Ja kuidas saab keegi öelda täielikult, et ma olen nüüd vaba? Kas see tähendab lihtsalt seda, et loobuda kõigest ja igast asjast, mis siin maailmas on ja lihtsalt olla? Ma ei saa lihtsalt praegu ära minna, ma pean jääma siia, ma pean ütlema sulle midagi, ma pean mõtlema selle üle, mis on vabadus. Meie jaoks on ju vabadus vist üks suurimaid väärtusi. Eriti veel, kui alles paarkümmend aastat tagasi oli vabadus ainult seal. Tänapäeval see ei ole enam vabadus seal või siin. Vabadus on siin. Või siis siin. Mina ei anna teile vabadust, ise annate endale selle.